Ma annaks sõna Eesti Kirjanike Liidu esimehele Tiit Aleksejevile tervituseks. Lugupeetud kohalviibijad, ma ei tea, kas siin ongi vaja sellist ametlikku tervitust, et pigem ühe autori lugupidamine teise autori vastu. Kui Ene Mihkelson suri, siis ma kirjutasin Facebooki, et üks suurtest on lahkunud ja Kivisildnik talle omase malbusega vastas, et õnneks jäi väikesi ja keskmiseid piisavalt järele. Ja selle üle võib nüüd muiata ja mina võin veidi piinlikkust tunda, aga tegelikult oli tal õigus, sest üks kirjanik on suurem kui teine ja ühele on rohkem antud ja üks võtab rohkem kui teine. Ja mis teeb siis Ene Mihkelsoni nii eriliseks? Seda on nüüd võimalik 2 päeva jooksul arutada ja lahti mõtestada, aga mis tema puhul on tõesti unikaalne, on sõnavahedus, sõna täpsus, oskus minna asjade tuumani. Ma sõitsin siia rongis Tallinnast Tartusse ja minu kõrval istusid 2 noort ettevõtjat, kes jagasid minuga oma äriplaani, õigemini ma olin sunnitud seda pealt kuulama. Ja see vestlus kestis 2 tundi ja ma tahtsin neile öelda, et tegelikult te saate selle jutu ära rääkida 10 minutiga, et lugege Ene Mihkelsoni. Aga see on mõistagi asjade vormiline külg ja sisu ja tähendus on hoopis milleski muus. Palju räägitakse sellest, kuidas kirjandus loob uut maailma või uusi universumeid. See on selline klišee, mis võib küll iseenesest paika pidada, aga teinekord tundub, et kirjanduse üheks rolliks on maailma koos hoida või teda parandada. Ja sellega Ene Mihkelson tõesti tegeles. Ja selle sama sõnatäpsusega, milleni jõuab tõesti ainult luuletaja, ta avas võib-olla kõige rängema lehekülje Eesti lähiajaloos. Kui võrrelda nüüd 39. aastat, 44. aastat ja 40. lõppu ja 50. algust, millest Ene kirjutas, siis kõik see, mis eelnevalt oli aset leidnud, jõudis küllaltki erilisele tasandile, see jõudis perekondadesse, see jõudis lähedastesse, see jõudis naabritesse. Ja näitleja Tarvo Sõmer rääkis mulle kunagi ühe loo, kus tema sugulane, kes oli olnud metsavend ja kes oli reedetud, oli hiljem aastakümneid sunnitud elama kõrvuti või lähinaabruses selle inimesega, kes ta üles andis. Ja Tarvo Sõmer oli küsinud, et mis sa siis tegid? See inimene ütles, et mis ma ikka tegin, elasin edasi. Ja Ene Mihkelsoni tähendus Eesti ajaloos, Eesti kirjanduses, kui vaadata seda nüüd ajaloolase pilguga, siis ta avab haava ja see on vajalik, sest vastasel juhul see haav oleks läinud põletikku ja ta parandab midagi väga, väga olulist ära oma loominguga. Ja võib-olla see teema on ehk raskem lugeda, kuna see on meie lugu, kui asjade vormiline külg. Aga igal juhul on see midagi väga erilist, mille ta on ära teinud ja see teeb tõesti temast suure kirjaniku. Aitäh teile ja sisukat konverentsi!